Aasta on möödunud, suund Noa-Rootsi, Ranna-Rootsi. und on jälle palju. Takistused on tee peal ees, et siin tuleb teha. Kuhu näeme? Rooste puhkekeskuses on start väiksele retkele. Et siin on vaja. Tere tulemast Tadiharjale. Et Nõva. Plaan on teha siis 100 kilomeetrit. 100 kilomeetrit, ilmselgelt ikka kiiremini kui eelmine aasta. Plaanis on loomulikult. Tuleb siis, kõik, mis on alla 20 tunni, on siis hästi. Eelmine aasta oleks 20 tundi vist. Jah. Aga eelmine aasta oli ikkagi päris huvitavad olud. Aga ka täna on huvitavad olud. Veel hullemad isegi võivad olla. Kuidas põlved koostööd teevad. Kuidas sa valmistusid, ettevalmistusid selleks aastaks, et või? Eelmine aasta valmistusin vähe, see aasta valmistusin sama vähe või vähem, aga see aasta veel testin, et kuidas on tulla nagu haigena, nohusena selline, et veel asi veel huvitavamaks teha. Muidugi, põnevus peab ikkagi elus alles kui sa ikkagi taljaare lõpus ennast hästi tunned, siis kas ei pingutanud või oli midagi liiga lihtne sinu jaoks juba. Pead valima endale mingi teise asja veel. Et vaata, kuidas läheb see aasta. Jah. Näeme siis Rostal. Ja, isegi päästeauto. Selles suhtes, et me ikkagi läheme nagu ettevalmistanud. Meil on pääste on ees, kui meiega peaks midagi juhtuma. Siis me saame vilgutada tuledega, et jää seisma, meil on probleem. Tõmba välja. Vot, millega tegu on siin. Langenud puu. Aitäh, tuletõrjuvad. Probleemi eemal. Vana kuri ise kohal. Millised olud on enne starti? Olud on märg ja külm. Kui külm on tegelikult, ega sa ei tea? Tegelikult pool kraadi sooja, aga märg on. Arvan, et see ülejääb sellist väga ikka jalad märjad kiirelt. Jah, et väga lörtsid on. Jah. Et külmad varbad võib praeguselt kokku võtta. Ütleme kõigepealt märjad varbad ja siis külmad. Hiljem või külmad. Aga huvitav. Praegu siis kõnnime bussi peale, et sõita start. Seekord ei ole start. Siin, kus finiš on. Ratturid. Järgmine aasta on plaan juba rattaga tulla. Jah, mõte on jah, et vahepeal võiks lihtsalt põnevuse mõttes ka rattaga sõita. Või siis mina olen rattaga, Mihkel on suusaga. Näiteks. Aga need on erinevad rajad, vaata, see on nagu. Erki ei oska nii rattaga nii hästi sõita, et ma sõidan nii suusaga sama hästi. No jah, siis võime juba mõlemast suusa. Aga me võime selle tandem suusad teha. Jah. Kahekesi ühe suusapaari peal. Ma arvan, et see on jumala mõistlik. Noored perutavad. Erki lase ratturid mööda. Let's go. 16 on kindel, aga enne... Ma vaatasin, et esimene 10 on asjad teed. Seesama aastat ja siis 14 peal on see, kus on see merre minek niikuinii. Rusikaga näkku. Ma loodan, et need superkiired vennad
nii. Kohe saab hakata Stardiks valmis olla. 100,7 näitab. Hea küll. Mul alles see laeb. Saad ära. Joo, lihtsalt näeme, kuulge. See on nii tihe liiklus. On. Varsti paika läheb. See Grupid. neli pool. Seni ilus tee peal jooksmine. Pole viga. Ainult natukene veel. Nii, metsarada 7 poole peale. Saime suurem tee pealt maha. Viga, tempo on hea. 7 kandis. Meri. Mingi veski. Vahdipost. Esimene rattur. Uuesti. Ammus 8 poole. Ja ongi esimene medaljon. Kõige õudad arves. Tegeda sõõriga võetud siis ei ole, aga... Nii. Kus on medaljon? Moodi oli muidu, kui tahab kohe. Oi, kena koht tõesti. Tere! Tari. Siis saab ju jääda. Kuuled. Aha, on tõesti. Medal käes. Kuidas seda punktist tunne on? Jube nälg on. Jube nälg on, ma panen selle oota siia ära. Nüüd olen siin kohe peale punkti. Mõnus mereäärne tormis jooksmine. Jälgi tuleb ka tagant. Mõni kapuusi vähe. Vist on külm. Pole kaater, aga on tuuker. Hästi on. Jäi. Nii, tuleb kurikuulus koht, mida hoiatati. Märg 2 kilomeetrit. Algab kraavi üles. Ta läheb Kuuslap. Oi. Tundub, et see oli... Oi! Hops! Saab püsti. Midagi kukkus ka. Oli libe tõesti. Oi. No nüüd on vähemalt Keel töötab. märg olla.
prügikott ümber jala ja... Sa niuke projekt. Ma loodan, et sa said filmi peale selle. Midagi ma sain. Mis su nimi on? Mihkel Kütt. Väga hea. Selline olukord on. Vaatan, kuhu astuda, kust tõugata. Siin on mingi oksa ainult. Kiired siis ainult. Et kui kuivalt ei saa, siis kiirelt vähemalt. Nüüd võib rajale minna, jah? Jah, et nüüd võib rajale minna. Vaatasin. Päris kuivad ei ole enam jalad. Ei olegi niimoodi, et lähed rattaga sinna mõne teele. Jah. Oi. Kahe vahele. Oi, oli hea jahutada. Et näete, Enne näete ette, kuidas saab veel paremini jahutada ju. Jah, just. Kui on nagu eriti palab. Vaata, kui tempo läheb liiga kiirelt, siis on vaja nagu endale sellist täpakut. Nagu saamast. Et võta rahulikumalt. See on suusataja ka veel. No jah, see ei ole niisama. Ratturid, suusatajad. Erki, ütle siia. Teised vaatad. Suusataja teeb Tartu selleks suusamaratoniks trenni, seal on samasugune rada tavale. No fucking hell, noh. Ühe astmega, ühe sellega. Eksisin. Tead sa olid tukk? Ühe sellega. Aga palju pole vaja, jah? Kand on märg, kindad on märjad. Kindad kätte jätsis. Aga nüüd me jookseme. Me saime tee peale. Me just olime selle. Kohe ütlen teile. Kohe ütlen, mis see. Järvekivi juures. Vaata kaartiga kuhu. Meil on nii ka vaimestele. Aga me oleme praegu Raarootsi ja Andri osa vahel. Jep. Meri. Kõigemäärne osa pidi läbi olema. Nüüd siis ootab ees meid muud sood ja rabad. pimedus varsti. Pikk pimedus. Jõudu. Nii. Vahepeal peab saama fookuse paika. Päris hea on selline nagu roheline tee, nagu raviks. Ongi Green Tea, jah. Nagu ja on ka. Ja, mul ei ole, mul fookus jumala paigast ära praegu. Võib-olla Erki hiljem laenab mulle. Kusikoolane tee. Aga vahva. No nii. Niisutasime natuke jalgu. Et siin on väga ohtlik, et jalad kuumenevad üle. Et vahepeal on vaja astuda. No, parem on siia nii sügavale varilaiku. Et siis saad jalad hiljem märg. Sellise kuuma ilmaga tasub vahepeal jahutada. Tasub jah, et pidage meeles, et vahepeal hoidke ikkagi. Kui see tempo hakkab väga kiireks minema, siis et saada uuesti nagu selgust või noh, tulla tagasi reaalsusesse, et tasub nagu vahepeal. Ega siin muud ei olegi, siin tuleb lihtsalt jah. Nii, selline see Taljarja tänavu on, et vesine on, Mihkel seal, ma ei tea, kas ta, millal ta teeb seal, aga ühesõnaga kuivi algu enam vist loota ei ole, et tore.
Vaata nüüd, kuidas Tule kuiva jalaga. sa pead valitsema, oskama One body, one... valitseda oma kehakaalu. Üks keha, üks mõistus. Vaata. Jah, see oli kuiv praegu kindlasti. Jah, see oli kuiv. Külm mõistus, soe keha. Nüüd võin öelda, et ei ole märg. On terve jalg märg. Ega see ei lõpet sellega, et... Mõnus. Erkil on kätte jõudnud see 26, noh kohe 27 kilomeeter. Ilma kosside ära võtmiseta. Kus treenimata jalad lihtsalt hakkavad katki minema. Ja põlvedesse lööb Seda ei võimalik panna ju. terav valu. Siis see on eelmäng sellele, kuidas Erki hakkab vaikselt nutma ja vinguma. Küll mul see hiljem tuleb. Eks me näeme kaugele Erki üldse siin tuleb. Ega jah, Mihkel ei saagi siit koju. No sa oled kuskil Haapsallu spaasse seni kaua siis. Mis teha? Hooga. Me teeme lõunapausi. No, võiku. Nii. Võiku paus. Teil on snäkid soonil. Jah, kuule aga meil on snäkk suht sama kilomeeter ajas nagu eelmine korda. Ei. Kas see on Võiku 20-ga midagi eelmine aasta korda? Ei. See on ta? Kindlasti mitte. Varem või? See oli hiljem kuskil Hiljem? 35 peal või midagi niukest. 35 nii Erki juba Delulu. Nii, kirjelda siis Otse Kolumbiast. Kolumbia võile, pakikest. Mis käib ühe hea võileiva sisse? Siin on väga palju asju puudu. Siin on see kuradi sulajuust, noh. Mis siin ikka käib? Sulajuusta. 5 päeva vanaks läinud sink ja 4 kurgiviilu. Juust ka, ütlen just. Esimene emotsioon. Kuidas kerib? Jumala hea ju. Puudu on tegelikult see võileivakurk. Nii-öelda hapukurk. Proovin ka, kuidas Erki kokkamine välja tuli. Kohe saab. Kohe saab. On juba täis. On, tedi? On küll, 30. 995. Sul on müügi. Nii. Jälle selle Vene satelliitide kõndus. Jah. Nii, mis sa näed, 30 kilomeetrit. Ma mõtlesin. Mulle tundus, et sa hakkad... 30 kilomeetril on juba mõlemad põlved valusad. Nii. Erki, niisuguse tempoga sa jätkad? Ma ei... See oli tempos. Tundub, et... Viimane kord, kui ma tulen kuskile ultratele. Ma olin ultrameetrisk. Vist küll, jah. Vanamehe põlved juba. Kükkima peab ikkagi rohkem. Sa kas nüüd nagu lõpuni või mis sa... Ma pean mingi strateegia välja mõtlema. Et kuidas vähem lõhkuda ära. Ma lasen sul minna. Mul on ka niisugune tunne, et ma pean minema ees vist, et... Nii... Aga ma pean, kui ma olen praegu veel väga graafikus. Ma ei tohi üle 10 lasta. No sa võid muidugi ju... Tagant tuleb ju veel Kaarel ja nendelt. No jaa, muidugi. Võib-olla suudas nendega koos olla. No, vaata. Kui sa tahad. Praegalt on veel võimalik lasta, aga mõtlen, et... Et kui sa tahad nagu ja siis muidugi sa võid ka iga hetk ju lõpetada. No mitte iga hetk, aga kuskil seal kesklaagris või midagi. Kui sa tunned, et sa mõttetu katski alati. No vaatame, lähme midagi, praegu ei ole veel kõige hullem.
alati. Ei, nii vara kindlasti mitte. Aga praegu võiks ikkagi joosta. Hybrid'i. Okei, lähme jooksema. Erki, mis otsuse tegid? Lasen noorel poisil minna. Tulen ise selline 5-10 sekki. 50 sekki tagapool. Ei, no 3 minutit tagapool. Ja vaatame. Saame laibakuuri juures kokku. Jah, ma kindlasti. Et kui ma jõuan kindlasti nüüd hästi kiiresti eest ära. Ma kindlasti jään laibakuuri ootama. No aga sul on alati mõnus, sa saad seda päterit juua. Ma joon päterisse nii kaua. Ehk siis Erki plaan on võtta tempo maha, kõndida, joosta natuke. Segamini, põlled on tal juba liiga katki. Noh, pole täitsa läbi, aga tunneb, et asi ei lähe paremaks. Aga plaan on mitte korraldada eelmise aasta viga, et joosta katki, täitsa katki ja siis hakata nädalate kaupa parandada. Reageeriks varem ja ikka teeks kiiremini. Nii et plaan on paigas. Ilm on ilus lihtsalt. Pluss selja tagant tuleb veel Kaarel ja Ralf kompaniga. Ralf oma kiirete. Mis tähendab, et võib-olla Erki ei peagi üksi nagu käima. Kõrvaklappe mul ju ei ole. Just. Omade mõtetega üksi Erki on ohtlik tegelikult. Ma võin ära eksida, probleem on selles. Seda ka, jah. Sest ta ei oska nagu metsa lugeda. Hästi. Ära nüüd rabista. Mõistust ei ole tuleb. Mõistust rakendada, jah? Teine medal on. Kui meil omale kolm, aga siis saab teistele ka jagada. Aitäh. Kaarel jätki Siiumaal. Servus, televaataja. Nüüd me oleme 38. kilomeetril. 2040. Hakkab pimedaks minema. Erki on kusjuures selja taga. Aga muidu on tunne hea. Mõtled head kõvad. Nii, ootamatult on 40 kilomeetrit täis saanud. Ei pannudki tähele. Kõnnin siin metsas. Mingi rada on ees. Lasin Mihklil minna, noored põlved. Eks ma tahan mingit saan kätte. Aga natuke minna veel. No nii. 42 kilomeeter. Maraton on tehtud. Näiteks kohe kaart äkki teile. Nii. See 45 on kindlasti vales kohas, sest me oleme umbes siin Kristnikus praegu. Just tulime. See on 42. Juba 45 on siin. Aga see on ju väga tore, et õige pisut on veel minna. Muidugi tore ka see, et korraldajad on viitsinud ikka teksti ka kirjutada nende kohtade kohta, aga pausiga kui tahate lugeda. Aga natuke veel kesklaagrisse ja seal juba süüa äkki. Saab tagasi pöörda. Nüüd me oleme järve ääres. Siin tuli vaadet nautida. Jop, ilus jah.
Vaatke metsa. Järve. Veits seal keskaegune. Kes huutpäev. Kaagil. Mida tead? Erki tempo ei olegi nii aeglane ja oskab mingi hästi kiiresti kõndida. Stabiilsus on tähtis. Ja minu see, mis ma arvasin, ma jooksen. Tundus veits mõttetu mingi 5 minutit võid eespool olla. Aga praegu oleme nii kuni graafikus väga hästi. Võime seda jooksu asja vaadata. Laibakuusi näiteks. Võime teha viimased, siis on põlvetid juba nii pohkuid. Ja, siis on isu täis ka. Aga praegu on palju. Viskendab midagi. Et ei tea, mis nüüd edasi. Edasi ja ärme vaata tagasi. Tere. Nüüd me oleme siin 56.7. kilomeetril. Oi, on avariid äkki on ju. Peaaegu. Nii. Näitate, see peaks tegelikult olema sõidutee. Seda te näitame nagu oma peaga. Jah, põhimõtteliselt autotee peal. Ja ka enne uurisin kaarti natuke. Me oleme vanal Suurekivi raketibaasil. Ja kus 90. ja 91. aastal hoiti meie rakette S-300. Vat. Õhutõrje. Et põnev. Jah. Jõudu võiduni. Heia. Ränk, torm on. Ma olen jõudnud kuumadesse 60-ndatesse. Mõnus nähku teravad pehmemad klaasosakesed. Jah, silmi on hästi hea niimoodi hästi laiali hoida. See on tore. No tere. Mõtlesime siin, et ostsime just uued sokid omale. Võib-olla oleks hea hetk teha tootearvustus. Need nüüd on kantud, need on ära ka vahetatud. Ja uurime Erkilt. Kuidas olid? No, tegu oli siis Seppi sokkidega või kuidas nüüd öeldakse, saksa kvaliteet pidi olema, aga auto tuleb vastu ka, laseme ära. Tallinnast Spring Store'ist sai ostetud. Jah, Tallinna soodustus. Jah, väga hinnaga sai. Läksime reklaami aga sessud, ei, sokid olid väga head. Märjana hoidsid soojad, või noh, olid soojad. Õõruma ei ajanud, ilusti ümber jala. Ma ei oskagi midagi hea, no halb öelda. Hind on natukene krõbe, aga noh. Aga kuidas tundsid, et nagu krahtis nagu see kuiv püsida või? No vaata, kui sul on natuke niiskust, siis ta kindlasti üritab, aga kui sul on lihtsalt astud lombist lompi, noh, ükski asi ei suuda seda kuivana nagu siis tunnet tekitada, et ta viskab vette eemale, sest ta on nii märg on. Seda oli küll, jah. Ai, muidu oli tead sokidega, ma nagu ostuga rahul ühesõnaga. Jah. Et põhimõtteliselt võite osta küll. Meie kandsime ära. Võite osta küll erinevaid kappe seal. Jah. See on muud kraami ka. Ja vahel eriti mõnus. Või noh, või kogu aeg on kuivatud, eriti mugavad. Hästi. Erki, kuidas tunned seda lugu? Selline jõud tuleb kohe.
Ai, ma ei taha kükitada. Jou. No mulle võiks palun. Mis meil on veel? No nii! Mis huvitav koht on? Väga tuuline on siin mere ääres. Ma ei tea, merd ei ole näha, aga näita Mihkel näitab, tutvustab. Et kõik on jumala chill. Kohe on 70 tehtud, nii et natuke minna veel. Toppi sai kuskilt ka või? Toetuspoolt. Praegu oleme näha. Kas neid topsi enam ei ole või? Võib-olla. 18 kilomeetrit. Mere ääres jälle. Kaks Mihkel. Palun. Jaa, lähme nahvoi. Väga huud. Midagi järgi ma pean selle lihtsalt kelles kinni. Tegis aktiiviti ära ka ilusti. No Mihkel, laevakuur 90 kilti. Jah. Tuuline on siin. Tuuline on jah. Siin kohas. Ma korra ukse lahti. Me teeme lõpuni. Viimane 4 kilomeetrit. Või 5. 4. Vähemalt kellaaegi. Let's go! Nii. Tundub, et me jõuame vist finišisse. Oh! Mihkel on ka alles. Vaadake, kui ilus, noh. Siin peaks saama. Kõik või? Ja nagu taliharjalised. Jaa. Tere tulemast finishisse. Nii. Mihkel kaela panna enne. Noh, see oli ikka jõhker. 3,5 tundi kiirem nagu eelmine aasta. Mis on siis esimesed emotsioonid taliharja rajalt 101 Nende põlvedega lõpetada on alati tore. Jälle sai leida kõik uued valud üles, mida saab põlv välja nagu pakkuda. Mulle meeldis see üllatus peale kesklaagrit, et sai kuivad sokid panna ja siis sai kohe kilomeetri pärast jälle vette ronida. Jah, et viimased 50 sai ikka olla märgad. Seda ma ei teadnud ausalt öeldes, et seal märg on, seda Seal ma ei oli, ma teadnud. ütlen, et see esimene märgkoht, ma sain kuiva jalaga seal isegi, aga peale kesklaagrit oli see, et noh, sa pidid siit sisse astuma, see oli teist varianti. No, aga tore oli ikka. no nüüd siis puhkus ja saun. Nii. Nüüd lõpetasime ja need paar tundi, mitu tundi tagasi juba. Palju saak tuli kokku? 16-26. Ja kilomeeter tuli alla 10 nagu oli plaanitud. 10 või alla, noh. Tuli alla isegi. See on taht tegemise küsimus. Mis siis head ja vead olid? Märjad head. Ja rohkem sepisopke.
tavaliste viljastega ei lähe. Korralikult sohti on vaja ikka, mis ikkagi aitavad kuivada. Ja mis see head ikka on? Kehv ettevalmistus, tuimalt peale. Tegelikult oli ikka jumala okei. Niisugust aega teha nii tühjalt. Rada oli nagu... Ja lihtne rada oli, aga muidu oli jah. Tuul oli, äge oli, kõik oli tegelikult oli ilme. Tormine järgi. Äge koht oli ka tegelikult. Ma ei tea, tundus mingi. Nii et rahule võib jääda. Tehke ka trenni ja tehke sport. Jah, järgmine aasta tulge osalega ka.